Tere ka minu poolt. Päris hästi klapib teema natuke teise nurga alt vaatamine, ja räägin muidugi ka kriisist, mis oma olemuselt on ju väga negatiivse alatooniga sõna, ja miskipärast on see muutunud viimasel ajal. Et minu kokkupuute kriisidega tegelikult sai alguse siis, kui ma 11 aastat tagasi panka tööle läksin. Et varasemalt seda kuidagimoodi ei seostanud enda igapäevaeluga üldse, aga pangad paratamatult peavad igapäevaseks olema kriisideks valmistunud. Paberil plaanid, erinevad läbimängud, kohustuslikus korras kord aastas testimine, et see on selline igapäevatöö osa. Ja ma lihtsalt mäletan väga hästi esimestel aastatel, et kui ebamugav mul oli iga kord, kui me neid harjutusi pidime tegema, sest sisuliselt harjutad läbi olukorda, millesse mitte kunagi ei taha olla. Viimaste aastatega on see muutunud, et ebamugavustunne on kadunud, et siin võib olla põhjus selles, et me oleme pidanud päris palju erinevates kriisides olema ja see muutunud suhteliselt tavapäraselt igapäevaseks, et Robertit kuulates kasutas ta ainuüksi enda kõnes sõna kriisi vähemalt 20 korda, nähtavasti rohkem, ja kuuleme seda igapäevaselt ja isegi igas tunnis. Nii et me ei saa sellest üle ega ümber, aga mis kriis siis on, et oma olemuselt on ta tegelikkuses olukord sisuliselt, millega kaasneb järsk muutus. Ja muutused iseenesest ei ole halvad, et muutusi me läbime ise igapäevaselt, muutuvad organisatsioonid igapäevaselt ja see on tegelikult täiesti tavapärase igapäevase nagu nii-öelda rutiini osa. Ja kui need muutused toimuvad nagu mõistliku aja jooksul, siis tegelikkuses toimub see orgaaniliselt, see muutus. Ja me nimetame seda arenguks. Ja areng on ju oma olemuselt hea. Et mis selle kriisiga siis nüüd juhtub? Et kriisi juhul lihtsalt on väga tugev ajaline surve. Väga tugev ajaline surve, mis sisuliselt ütleb meile, et sa pead nüüd muutuma hästi kiiresti ja käituma homme teistmoodi, kui sa oled käitunud täna. Ja see ei meeldi mitte kellegile. Et kriisis igal juhul igasuguse välise muutuja tõttu peame me muutuma kõik ise, ehk siis inimesed, selleks, et organisatsioon saaks muutuda. Ja see ongi see nagu üks põhjus, miks tegelikult erinevatele ettevõtetele kriisiga hakkama saamine on väga suur väljakutse, sest sisuliselt sa pead olema valmis selleks, et selle muudatuste juhtimise protsessi käigus sisuliselt iga töökaaslane, kes su nagu majas liigub, peab läbima isikliku muutuse. Ja ma vaatangi hoopis selle nurga alt, et mis on need siis peamised takistused, mis inimestega juhtub selles olukorras. Ja võib-olla kui võttagi kõige esimene, kõige olulisem asi, et mis inimesega juhtub, kui ta peab läbima muutust, siis juhtub see, et tal tekib hirm, tohutu hirm. Ta kardab ebaõnnestuda, ta kardab, et ta satub olukorda, kus ta pole mitte kunagi varem olnud, ta kardab, et ta kaotab midagi, on see siis sissetulek, on see töö, mis tõttu on hästi oluline selles muutuse situatsioonis, et inimesed peavad tundma ennast kindlalt. Ja peamine moodus, kuidas seda teha, ongi see, et sa pead tegelikkuses juba oma igapäevase juhtimise üles ehitama selliselt, et inimestel on kindlus. LHV-s oleme püüdnud luua sellise töökeskkonna, kus siis sisuliselt kaasatakse inimesi igapäevalahenduste pakkumisse. Altpoolt tulev algatus on väga tugevalt tunnustatud. Sa tead, et sinu nagu otsus loeb, sinu arvamus loeb, kommunikatsioon on sisuliselt läbipaistev, ehk siis see on hästi oluline, et tegelikult iga liige, kes sul organisatsioonis on, peab sisuliselt tundma iga päev oma töökoha ja oma positsiooni tõttu nagu ennast väga kindlalt, üks eeldus. Usalduse puudumine, teine väga oluline takistus sisuliselt selleks, et muutusi läbi viia. Ja selleks, et usaldust organisatsioonis nagu tekitada, et inimestes usaldust tekitada, on taaskord, et ta peab saama aru sellest, et päriselt tema roll on oluline. LHV-s üleüldse me tegelikult värbame inimesi juba päris alguses selliselt, et me tõesti tahame, et nad meil oleksid ja me tõesti tahame, et nad meil tunneksid ennast hästi, mis tõttu me loomegi sellise keskkonna taaskord, et nad tunnevad, et nad põhimõtteliselt on vajalikud. See ei tähenda seda, et töö on lihtne ja sul on nagu väga hea ja mõnus ja mugav igapäevaselt olla, et väljakutseid tuleb nagu igapäevast inimestele anda, just väljakutsete tõttu tekibki inimestel vastutus.
Ja läbi vastutuse sul tegelikult tekib ka nagu lõpuks usaldus organisatsiooni vastu, sest sa tead, et kui ma midagi nagu teen, siis ma saan selle eest tunnustada, kui ma teen midagi hästi. Ja sa tead ka teistpidi, et kui sul midagi nagu ei õnnestu, siis organisatsioon sind ei karista. Olulised isikuomadused, jällegi väga oluline. Selleks, et edukalt muutusi läbi viia, üldjoontes on sobivad isikuomadused enesekindlus, tavaliselt saavad väga hästi hakkama inimesed, kes on riskialtimad, kohanemisvõimelised. Selleks, et need inimesed organisatsioonist üles leida, pead sa aru saama tegelikkuses, kes sul organisatsioonis töötavad. Et LHV-s kasutame me tugevustel põhinevat juhtimist, ehk siis sisuliselt me oleme ära kaardistanud kõikide inimeste isikuomadused. Et ma võin nagu põhimõtteliselt 3 minutiga võtta välja nagu need inimesed, keda mul on vaja selleks, et muutust läbi organisatsiooni juhtida. Ja muidugi kogemused, harjutamine kõikides asjades. Et kui sa tahad üleöö mingit muudatust läbi viia, siis see tähendab seda, et sa pead igapäevaselt seda harjutama. Ja selleks saab organisatsioon nagu valmis olla läbi selle, et sa tegelikult igapäevaselt sead ambitsioone. Iga päev on mingid väljakutsed. Et kõige keerulisem on nagu muutust läbi viia väga stabiilses nagu keskkonnas, kus sul pikalt on inimesed harjunud töötama ühes rütmis ja sisuliselt, kui sa nüüd järsku selle mingi ootuse peale paned, on väga keeruline sealt välja tulla edukalt. Et kui vaadata organisatsiooni, siis muidugi üks peamisi takistusi, mis siis organisatsiooni tasemel juhtub, on see, et organisatsiooni erinevad funktsioonid omavahel ei seostu. Puudub omavaheline kommunikatsioon, ei saada aru rollidest, ei saa aru sellest, mismoodi ja kes mida peaks mingil ajahetkel tegema. Ehk siis üks olulisemaid funktsioone või on üleüldse nagu nii erinevate muudatuste juhtimisel kui ka tegelikult kriisisituatsioonis on nagu kommunikatsioon. Nii sisemine kommunikatsioon selleks, et sisuliselt info liiguks ja kõik inimesed oleksid võrdsel positsioonil ja saaksid aru, kus me oleme, aga teistpidi ka väline kommunikatsioon. Et avatud info jagamine enda klientidega, enda investoritega ja ka töötajatega tegelikult loob usalduskrediiti. Ja kui sul on kriisiolukord, siis sisuliselt seda usalduskrediiti on tihtipeale valmis vaja kasutada. Et mistõttu organisatsiooni vahelise eduka nagu muudatuste läbiviimine või muutustega nagu harjumine eeldab väga head kommunikatsiooni. Madal hierarhia, et nii ta on, et ülevalt alla juhtimisstiil, otsuseid tehakse üleval, info hoitakse üleval kinni, töötajad põhimõtteliselt lihtsalt järgivad nagu käsu peale ütluseid, et see kindlasti ei tööta. Et selleks, et olla ikkagi väga selgelt muutuste kursil, peab organisatsioon juba olema üles ehitatud selliselt, et see hierarhia ei hakkaks takistama. See on üks põhilisi takistusi, mis tegelikult organisatsioonidel nagu ei võimalda kriisiolukordades hästi hakkama saada. Ja viimane oluline punkt organisatsiooni tasandil on siis kultuur ja normid. Et tegelikult see võtabki kõik selle pildi nagu kokku, et kultuur peab olema organisatsioonis selline, mis on muutustele avatud. Ja ilma selleta sisuliselt, saab küll, kriisis saab väga hästi edukalt kindlasti juhtida organisatsioone ka läbi selle, kui sul ei ole organisatsiooni kultuuri sellist. Aga see lihtsalt loob nii palju nagu parema pinnase, kui sinu kultuur on juba selline üles ehitatud, et sa oled nendeks muudatusteks nagu valmis. Kui ma LHV näitel räägin, siis LHV väärtused lihtne, toetav, tulemuslik, et see põhimõtteliselt ongi 3 sõna on need, mis tegelikult loovad selle LHV kultuuri. LHV kultuur on väga selgelt muudatustele ja muutustele avatud, et me teeme palju tööd ja oleme nõudlikud, aga teistpidi me seome nagu töötajaid läbi selle, et nad saavad olla kasulikud ja näevad, et nad tegelikult on osa sellest nagu suurest majast. Me oleme lihtsalt hierarhialt, ehk siis meil sisuliselt puuduvad erinevad nagu takistused erinevate tasemete töötajavahelises suhtluses. Me värbame juba inimesi, kes väga hästi sobituvad meie kultuuriga, et me seame neile ootuseid läbi selle. Meil põhimõtteliselt panganduses, ma arvan, on üldse, tervikuna pangandust võib isegi öelda, on üks oluline ressurss, et see on kapital. Et kui sul on kapital, siis sa saad panka teha, kui sul kapital ei ole, siis seda teha ei saa. Aga me ise peame seal kapitali kõrval ülioluliseks just inimesi. Sest inimesed on need, ilma kelleta tegelikkuses ei ole võimalik nagu tugevat organisatsiooni ehitada, ei ole võimalik tegelikult ka ambitsioonikaid eesmärke täita.
Ja kui võtta selle tulemuslikkuse aspekti, siis nii ongi. Et tegelikult sihid on kõrged, ambitsioonid on kõrged, mis tähendab, et iga päev sisuliselt, mis me nagu kokku tuleme, me lahendame mingisuguseid ülesandeid. Meil ei ole probleeme, me keskendume lahendustele alati. Põhimõtteliselt me kaasame kõiki inimesi erinevate situatsioonide lahendamiseks. Seal on muidugi oma keerukusi, kuidas ja mismoodi, aga see, et sul on nagu selge siht, kuhu sa tahad jõuda ja kõik inimesed, organisatsioonid saavad sellest aru, see loob nagu ülihea ja tugeva pinnase selleks, et nende olukordadega hakkama saada. Et nagu ma mainisin, siis kriis tegelikult oma olemuselt on lihtsalt üks muutus. Ta on veidi järsem kui tavapärane olukord, aga selleks, et selles valmis olla, sisuliselt piisab sellest, kui sa igapäevaselt tegeled erinevate muutustega, lood ettevõttele väljakutseid selleks, et neid lahendada ja igapäevaselt me tegelikult areneme ja õpime nagu läbi selle. LHV on läbi käinud erinevaid kriise, et küll olles asutatud 2009. aastal pangana, siis tuletan meelde, et tegemist oli ikkagi finantskriisiga tollel ajal, et mis tähendab, et juba alguspunkt ja esimene nagu vundamendikivi laoti kriisi pinnasele. Et sellest hetkest alates on tegelikult igapäevaselt oleme väga jõudsalt nagu kasvanud ja alati nagu liikunud selle sihi poole, kuhu me tahame. Et muidugi, mida väiksem organisatsioon oli, seda lihtsam oli seda kõike nagu alustada, sest iga inimene, kelle sa võtsid, sa said talle seda enda DNA-d ja enda ootuseid väga lihtsalt edasi anda. Aga tegelikult seda kultuuri on väga hästi võimalik hoida ka siis, kui sul on majas juba 800 inimest ja rohkem. Järgmine pankade usalduskriis sisuliselt, mis tuli läbi rahapesuskandaalide ja Danske lahkumise turult, taaskord LHV oli selleks valmis, see oli uus nagu võimalus meile ja me soetasime need portfellid ja saime väga selget tugeva kasvuhüppe nagu järgmisele tasemele. Taaskord me võitsime sellest kriisist. Kui me räägime Covidist, tervisekriisist või tervishoiukriisist, siis põhimõtteliselt oli vaja 1 päeva selleks, et inimesed liiguksid koju ja meie süsteemid ja igapäeva nagu tööelu läks edasi täpselt nii, nagu ta läks ennem. Muidugi on kõikidel nendel olukordadel erinevad nagu mõjud, kõrvalmõjud, aga ma näen küll, et väga tugeva organisatsiooni kultuuriga on võimalik nii palju lihtsamini nendest olukordadest läbi tulla. Et meie oleme enda majas sellega küll nagu nii-öelda leidnud, et see on üks peaaegu et kõige olulisem aspekt organisatsiooni juures on just seesama kultuur ja selle hoidmine. Sest see on see põhjus, miks inimesed tulevad kaasa, kui meil tekivad mingid utoopilised mõtted, et me tahame kuhugile hoopis järgmisele tasemele liikuda. Ja see on see põhjus, miks inimesed tulevad hea meelega tööle ja ka sel hetkel, kui on väga-väga raske või olukord on nagu väljast tulevatel põhjustel keeruline. Ma ei saa öelda nagu päriselt, et kas nüüd see kriis, kus me täna oleme, et kas me siit kriisist tuleme ka ilma kriimudeta välja, aga ma kindlasti saan öelda, et me oleme selleks kriisiks oluliselt rohkem valmis just tänu sellele, et organisatsiooni kultuur on täpselt selline, nagu ta on, avatud erinevateks muutusteks ja on tegelikult isegi natuke januneb nende uute lahenduste otsimise järele. Aitäh!